Merle Karusoo. Peaks jääma rahva keskel võimalus seda mälu, inimese isiklikku elukogemust, millest siis see rahva ühismälu tekib, edasi kanda põlvest põlve juba sellepärast, et ei ole midagi muud, mis seda asendaks. Kui kaob ära sild meie ja sajandi alguses sündinud inimeste vahel, siis seda ei võta kuskilt tagasi, sellepärast et ükskõik kui palju me uuriksime raamatuid või ajalehti, see ikkagi ei kata seda, mis meie olemine, meie rahva olemine on olnud. Elulugude kogujana hakkas Merle Karusoo ühel hetkel uskuma, et mäluga on nii nagu andega. See ei ole eraomand. Seda ei tohi, seda on kurb ja mõttetu enesega hauda viia. Mäletamisele ongi Karusoo pühendunud nii teatris kui väljaspool teatrit. Karusoo teater pole meelelahutus, vaid see, mis paneb meelt kokku, viib kokku inimesi ja nende lugusid. Lavakas oli Karusoo üks esimesi ülesandeid laval, keerata oma kursuse kaaslastele selg ja mälu järgi öelda, millises järjekorras nad istuvad. Korraga tundis ta seljal kaaslaste pilke, mis ütlesid talle järjekorra ette. Tänaseks on tohutul hulgal inimesi, kes on Karusoole oma eluloo rääkinud ja keda ta mäletab. Karusoo on öelnud, et teatri eesmärk on kokkusaamine. Tegijatel on tugev seesmine vajadus leida ülesse ühine inimeste vahel, millele võiks toetuda seismaks sõja ja poliitika arutu absurdi vastu. Ja kummuti sakri tõmbas lahti ja isa õbe keldu võeti ära. Isa mul niuke halvatud vana inimene, mis tema juurde kuteda, eks ole. Need tulid justkui õigusega. Vene keelt rääkisid ja tulid ja võtsid. Kuigi Karusoo lavastaja portfellis leidub ka jaotud klassikat, siis peamine rõhk on tema enda kogutud kirjutatud dokumentaaldraamal. Tähtsad on lood, mis on veel rääkimata. Tuleb endale selgeks teha, mille nimel. Selleks on meil ju ometigi olemas ju põhiseadus, kus on ometi öeldud, mille nimel seda kõike teha. Kas see käik tuleb kasuks Eesti rahva säilimisele, keele säilimisele, kultuuri säilimisele? Tuleb kasuks või ei tule? Lühiajalises perspektiivis, pikaajalises, no see on see lavastaja analüütiline mõtlemine.